Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Nii, täna tuleb selline tore ja minu enda üks lemmikutest lugudest jutustamisele. Kuigi nüüd, kui ma ütlesin välja sõna tore, siis ma hakkasin mõtlema selle loo peale ja ega seal tegelikult midagi sellist väga toredat ju ei ole. Tegu on Beowulfi eeposest pärit katkendiga, mis räägib siis ühe sellise koletu sooeluka Grendeli tapmisest. Aga natuke Beowulfist ka mõne sõnaga. Arvatakse, et Beowulf pandi kirja kuskil 8. sajandil ühe anglosaksi munga poolt, kes siis liitis 2 sakside ja anglite poolt mandrilt kaasa toodud Skandinaavia kangelaslugu. Anglosaksid siis elasid Briti saartel. Ja praegu peetakse natukene usutavamaks seda, et lugulaul on sündinud suulises rahvatraditsioonis, kuna sellele leitub tegelikult vasteid nii Skandinaavia saagades kui ka Euraasia rahva pärimustes. Ja kui me mõtleme natukene selle ajaloolise tausta peale, siis Beowulfi puhul on ajalooline taust ja need aastad umbes 512 kuni 520. Ja selle vanim versioon ja säilinud käsikiri pärineb 10. sajandist ja on siis vana inglisekeelne või muinasinglisekeelne ja arvatakse olevat siis koopia sellest 8. sajandil kirja pandust. Lugulaul ise, võib-olla kellegi jaoks on need nüüd huvitavad faktid, sisaldab üle 3000 värsi ja jaguneb 2 ossa ning räägib siis kötalaste kuninga Beowulfi seiklustest. Esimeses osas ongi siis see Grendeli lugu ka, kus Beowulf taanlaste kuningat Hrothgari aitab ja teises osas siis kangelane küll ise ka hukkub, aga eks need eeposed sellised juba kord ole. Ja eestikeelne Beowulf on ilmunud 1999. aastal ja seda on tõlkinud Rein Sepp. Beowulfi puhul on hästi huvitav, muidugi see tolle ajastu kohta ka käib, millal ta kirja pandi ja minu meelest lihtsalt on väga huvitav ka see aspekt, kuidas on põimunud selline paganlus. Tolle aja mõistes paganlus oli siis ju see, mis ei olnud kristlus, ehk siis kõik igasugused väga müütilised olendid ja nende kummardamine, need vanad traditsioonid, mis olid jäänud nii-öelda endiste väärjumalate kummardamise ajast ja siis selle kristluse selline põiming, et siin Grendeli puhul on ka väga hästi aru saada sellest, kuidas justkui see müütiline tegelane ise on piiblilugudest tuntud Kaini järeltulija ja kuidas siis pärast nii-öelda Grendeli surma ootab teda põrgus juba koht, on ju. Aga see eest kõik need merelohed ja kõik sellised asjad, mida siin kirjeldatakse, on ju mütoloogilised tegelased ja ühesõnaga see tegu on tõesti hästi sellise huvitava kirjandusteosega. Ja ma mäletan, ma ei tea, kui vana ma võisin olla, kui ma esimest korda nägin seda filmi adaptsiooni ka Beowulfist, mis oli siis selline, et näitlejad olid justkui, kuidas seda on väga keeruline kirjeldada, kes on näinud, ilmselt saab aru juba praegu, mida ma mõtlen, aga see oli selline joonis või anima ja siis reaalse filmi nagu selline vahepealne moodustis, kus
näitlejad käisid siis, näitlejate tegevus oli käinud arvutivõlurite käe alt läbi ja film nägi välja nagu selline joonisfilm, kuigi tegelikult oli seal taga kõik need kaadrid ikkagi, mis olid inimeste poolt üles võetud ja kõik see. Ja ma mäletan seda filmi nähes. Mul jäi hästi sügav mulje, ma polnud tollel hetkel veel Beowulfist mitte midagi kuulnud. Ma arvan, et ma olin piisavalt väike, et seda ei olnud mainitud ei koolis ajaloo ega kirjandustundides. Nii et ma vaatasin seda filmi täitsa suu lahti ja see oli minu jaoks selline väga põnev ja selline üks esimesi kogemusi sellise Skandinaavia ja anglosaksi pärimusega. Ja peale seda ma tunnistan ausalt, mul on väga, väga suur huvi Skandinaavia ajaloo ja mütoloogia ja samamoodi ka Briti saarte samade siis aspektide suhtes. Film oli ka minu meelest väga, väga meeldiv ja põnev, kuigi eks nagu ikka filmi kohta on nii ülipositiivseid kui ka negatiivseid mõtteid ja vastukaja tulnud. Igatahes kordan veel üle, täna siis tuleb jutustamisele väikene lõigukene Beowulfi eeposest pealkirjaga Grendel. Loodan, et see on sinu jaoks uus kuulamine ja et sa naudid seda ning et sinu tänane päev on olnud meeldiv ja kohtume juba mõne aja pärast. Kui kuningas Rotkar Taani kuningaks sai, otsustas ta ehitada suure pidusaali, kus ta saaks oma sõpradel meelt lahutada. Kuna ta oli populaarne kuningas, kes oli vapralt võidelnud ja mitmeid lahingud võitnud ja kellel seetõttu rohkem sõpru oli kui kuningatel tavaliselt, otsustas ta, et see saal peab tulema suurem ja uhkem kui ükski teine koda Taanimaal. Nii sündiski Heorot, mõdusaal Heorot, pidusöömingute ja laulmise ja jutuvestmise koda. Kanarpikust katuse ning lõõmavate tõrvikute ja kullatud sarvedega ehitud saal täitus iga päev sõdalaste ja rändurite, muusikute ja poeetidega. Kuningas Rotkar istus ise saalis selle otsas kõrgel poodiumil ja mõnikord istus tema kõrval ka ta naine, kaunis kuninganna Võltau. Teenijad tormasid lõõmavatest lõketest mööda pukklaudade juurde, mis üle terve saali sirutusid. Käes auravad taldrikud angerjapirukatega ja praetud metssea-lihaga. Kui liha mööda kanti, tõstsid heintel lebavad jahikoerad pea, keeled rippus ning pidusöögi lõpuks premeeriti ka neid lihatükkide ja luuüdiga. Mõdu voolas lakkamatult ja kui päike tõusis, et töötaevast vallutada, kõlas ikka veel väljadel muusikute harfide kõla ja vanade lõõgastatud semude naer. Grendel kuulis seda häält. Soopimeduses keras olles kuulis ta ja üks tema mürgistest silmadest avanes. Ta urises vaikselt endamisi, sest Grendel ei mõistnud rõõmust midagi ja seega vihkas seda. Vihkamine valitses tema elu. See pärines Kainilt, sellelt samalt Kainilt, kes oli venna tapmise eest pagendatud. Grendel süüdistas kogu inimkonda oma esivanema patus ja enda viletsusse langemises. Sajandite kibestumus voolas tema soontes ja mürgistas ta verd. Iga ärkveloleku hetkel viskles ta enesehaletsus piinade ja ebamääraste kättemaksu mõtete käes. Nüüd seda heli kuuldes libises ta läbi pori ja hakkas saali poole loivama. Ta jõudis Heoroti juurde sellel hämariku tunnil, mis jäi öö ja päeva vahele. Nüüd olid pidutsejad viimaks magama jäänud, sest nad olid joobunud veinist ja heast seltskonnast. Grendel ründas kiiresti ja aplalt. 30 sõdalast kahmati nende magamise asemetelt. 30 vaprat meest leidsid jõhkra ja argpüksliku otsa. Verest täissöönuna tuikus Grendel minema, tagasi oma sooüksindusse. Isegi võidust ei tundnud ta mingit rõõmu. Ta oli teinud seda, mida kavatses, ei rohkemat ega vähemat. Kui kuningas Rotkar järgmisel hommikul ärkas, muutus pidusöömingu magusus otsekohe reetmise ja surmakibeduseks. Kõik kohad olid verd täis, seda oli pritsinud põrandale ja kiviplaatidele ning lisaks olid ka vereloigud kõikjal.
Grendel oli tulnud nii vargsi, et keegi polnud üles ärganud ja nüüd avastasid külalised, et nende riided on sõprade verest märjad. Põrandal vedeles luid ja turvise tükke, sünge meenutus öisest söömingust. Otse kohe kõlas vali viha ja nördimus karje. Haarati odad ja tõmmati mõõgad. Kuid see oli asjatu. Kuidas said nad võidelda vaenlasega, keda nad ei näinud? Vaenlasega, keda nad üldse näinud ei olnudki. 2 korda käis Grendel veel Heortis, naastes mõlemal korral hämariku ajal, et viia kaasa 30 Taani sõdalast. Pärast seda suudeti saal ning nagu oleks kuningas Rotkari riigis koos selle uksepaugutusega otsa lõppenud kogu õnn. Vari oli langenud mitte ainult Heorotile, vaid tervele maale ning peosaali tühjus sobis varsti hästi Taani südames haigutavat tühjust sümboliseerima. Mõnikord tuli kuningas Rotkar üksinda tagasi oma armastatud Heorotti. Ta istus poodiumil ja joonistas sõrmega tolmu sisse mustreid. Siis vaatas ta otsiva pilguga ringi, et näha pimeduses lõõmavate tulede mälestust ning kuulda vaikuses kõlava naeru kajasid. Ta oli nüüd vana mees. Sellest ajast, kui Grendel oli teda ja tema rahvast vaevama tulnud, oli möödunud juba 12 talve. Just Heorotis kohtuski ta Beowulfiga. Ta istus toolil ja pomises endamisi, kui peosaali uks pauguga lahti läks. Ta kissitas silmi, kui ere päikesevalgus sisse voogas ning oma kuldsetesse kiirtesse miljoneid tolmukübemeid püüdis. Üks kogu astus ettepoole. Tema siluett joonistus välja valguses, mis võis sama hästi temast endast paista. Tolm moodustas tema ümber kiiskava aupaiste. Kuningas värises. Ta ei olnud kunagi näinud sõdalast, kes oleks olnud nii pikk ja nii tugev. Võõras lähenes ja laskus ühele põlvele. Ta kandis hõbedase soomussärgi peal sinist keepi. Ühes käes oli tal rikkalikult kaunistatud kilp ja teises oda. Kiiver varjas ta nägu, kuid see ei katnud õlgadele langevaid kuldseid juukseid ega siniseid silmi, mis varjudest hoolimata särasid. Teie majesteet, ütles kogu. Kes sa oled, küsis Rotkar ennast kogudes. Minu nimi on Beowulf, vastas sõdalane. Ma tulen Keitide maalt, ma olen ületanud suure mere, et sinu ette astuda, et sind teenida ja ma ei ole üksinda. Ukse juures tekkis liikumine ja saali astus veel 14 meest, kes tõid endaga kaasa, vähemalt kuningale tundus nii, valguse, mis oli nii kaua kadunud olnud. Nad kõik kummardasid tema ees nagu üks mees, moodustades ta trooni ümber poolringi. Minu üllas isa oli Ectheo, kuulus võitleja. Ka mina olen endal elu jooksul kuulsust kogunud ja soovin seda kuulsust suurendada, hävitades eluka, kes sääras uhke saali tühjaks on teinud. Minu enda valitseja, taanlaste igavene sõber, saadab teie majesteedile terviseid. Ka tema näeks rõõmuga, et koletis sureb, selgitas Beowulf. Oo, üllas Beowulf, vastas kuningas. Sinu nimi on mulle hästi teada ja sinu isa samuti, ma tervitan sind. Aga see olevus on juba viinud 90 parimat sõdalast. Ma kardan, et sinu retk on lootusetu. Ei ole, ütles Beowulf sünge naeratusega. Täna õhtul, kui me veel korra suures Heorotis pidusööki peame, räägin ma sulle oma möödunud vägitegudest, mis hajutavad sinu hirmud oleviku suhtes. Ja nii juhtuski, et teenijad naasisid Heorotti, pühkisid põrandad ära, puhastasid lauad ning süütasid uuesti tõrvikud ja tuled. Sel õhtul elas Heorot uuesti läbi hiilgeaegu. Ainult seekord ei täitnud peekreid korduvalt mitte taanlased, vaid hoopis Beowulfi kaaslased. Seekord rääkisid kõik lood Beowulfi vägitegudest, kuidas ta oli vangistanud 5 hiiglast ja hävitanud kihava hunniku meremadusid. Sinu koletis tuleb siia relvitult, ütles kuningas Rotkarile. Nii et ma võitlen temaga samuti ilma relvadeta. Jah, ma ei kanna mõõka ega oda, ma võitlen ja löön seda elukat paljaste kätega. Õige pea tõstsid kõik peekrid ja hakkasid laulma. 5 kandus Heorotist välja üle põldude. Juba vaiksemana rändasse üle soo, kuni jõudis Grendeli urkasse. Taas avanes mürgine kollane silma aeglaselt. Ta aju keerutas seda teavet nagu näriks ta lihatükki. Muusika, Heorot, inimene. Ta sirutas käe välja ja ajas end jalule. Peosaalis oli pidusöök juba peaaegu lõpetatud ning mehed lebasid kinni silmi vaipadel. Vaid Beowulf oli poolärkvel. Ta oli soomussärgi ja kiivri ära võtnud ning mõõga oma teenijale andnud.
Relvituna lebas ta ukse juures maas ning kuulatas pinevalt iga tuuleiili ja maas sahiseva lehe häält. Läbi varjude libisedes tuli Grendel. Nõmme kohal rippuvad udu rebides rühkis ta Heoroti poole. Kui ta viimaks mõdusaali nägi, läks ta samm pisut kiiremaks. Üks soomustega kaetud jalg langes oksaraole ja muurdis selle praksudes pooleks. Beowulf kuulis seda ja tegi oma silmad lahti. Grendel jõudis Heoroti ukseni. Vaid käe puudutusest vajus kõva puid kortsu nagu paber. Eluka silmades süttis 2 leeki, kui ta sisse astus ja esimest korda 15 meest nägi. Tema suust tilkus sülge. Beowulf oli oodanud, et Elukas kohe tema poole suundub, aga üks noor sõdalane oli otsustanud teisel pool ukse kõrval magada ja selle õnnetu nooruki haaras koletis kõigepealt kätte, rebis ta tükkideks ja kokistas alla. Alles siis, kui ta oli veremaitsest hullunud, sirutas Grendel käe välja ja haaras Beowulfist kinni. Otse kohe sai ta aga aru, et oli teinud väga suure vea. Sest juba siis, kui tema küünised sulgusid, tundis ta haaret, milles oli nii tugev, et ta poleks seda inimese puhul võimalikuks pidanud. Äkitselt kartma lüües püüdis ta eemale tõmbuda. Lipsata tagasi oma pimedusse, kus ta sündinud oli, aga juba oli hilja. Terve tema käsi oli kangestunud Beowulfi haardes. Rabelemisest hoolimata ei pääsenud ta põgenema. Ta ulgus hirmust ja nuuksus valust. Seda kuuldes ärkasid kõik teised ja haarasid relvad. Aga kuigi nad nägid ukse juures tohutut kogu, oli Grendeli nägemiseks ikka liiga pime. Ja kui nad teda mõõkadega torkisid, paistsid need kummalisel kombel teda tabamata otse nagu läbi varju minevat. Grendel kriiskas Beowulfi peale. Nende pead olid nii lähestikku, et nad puutusid peaaegu kokku. Koletis, kes ei olnud kunagi elu jooksul midagi kartnud, oli nüüd kabu hirmus. Ta pidi põgenema selle võimatu inimese käest, kes teda ikka veel metsikus haardes hoidis. Ja minema ta pääseski. Katkestas iseenda õlakõõlused, tõmbas kondid lahti ja rebis nahapuruks. Valust ulgudes põgenes ta Heorotist tagasi ühe, veri purskumas sellest kohutavast haavast, mille ta endal oli tekitanud. Ja saalis hoidis Beowulf oma võidu kohutavat autasu. See oli koletise käsivarres ja terve ära ripitud õlg. Selle riputas ta katuseviilu alla. Heorot oli puhastatud. Elukas ei tulnud enam mitte kunagi tagasi. Sest Grendel oli suremas. Juba siis, kui ta nuuksudes läbi öö pages, voolasid elumahlad temast välja. Selleks ajaks, kui ta sooni jõudis, oli tal külmem kui kunagi varem. Tema silmist voolasid pisarad, kui ta oma haavatud, sandistatud õlamaa sisse vajutas, püüdes niimoodi valu leevendada. Kui Koidik viimaks saabus, oli ta surnud. Suri näruselt, üksinda oma urus ja tema hinge oodati põrgus kannatamatult. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!